Nii, tere, armas kuulaja ja vaataja. Mina olen Triinu ja olen täna teadusavardaja ja täna on mul näidisseanss armsa Piretiga, kus siis Piretil on oma teema ja vaatame, mis siis Pireti teema on ja vaatame, mida siis tema hologramm meile annab. Et lihtsalt inimesed, kes täna on hädas oma ärevusega või on juba, tunnevad ennast halvasti, pole eluenergiat ja keha kogu aeg kisendab, siis minul on täna need tööriistad, et hakata vaatama, mis toimub inimese sisemaailmas. Nii et tere, Piret. Tere! Piret räägib nüüd, mis on Pireti teema, mida me saaksime hakata lahendama selle sisemaailmas, mis seal küll on, et leida nagu vastuseid, kus kohas see energia ei liigu. Mul on selline hirmuteema, puudustunne, et raha saab otsa, et ei ole arvet maksta, et ei saa süüa osta ja see toob minu kehasse sellise stressi ja ärevuse, pinged kõik peale. öösiti ka unehäired, et Ehk siis tegelikult teemaks on praegu raha mhm, ja see on üks, ütleks niimoodi täna üks väga suur teema inimestel ja see on sellepärast, sest et raha raha on alateadvuses vaja ümber shift ida. Ehk siis, kui ma küsin sinu käest, millise tunde tekitab raha, kehas nagu ütleb praegu mulle, nagu ma näen, nagu tunnen rõõmu ja kergust. Aga sisemiselt ma ikka tunnen, et seda ei piisa mulle, mul on nagu puudus. Keha on kerge, nüüd on mõistus mõtleb jälle teistmoodi. nii, ja sinu keha reageerib siis mõttele, kui sa Mhm, mõtled rahast, jah? ja, nii, ma panen siia nagu laused, mida võiks selles mõttes nagu alateadvusele siis ümber kodeerida. Aga hakkamegi vaatama. Pane silmad kinni ja ütle endale sõna raha ja. ja tunneta nüüd oma keha. Mis tunde su kehas on praegust? Südamecsakra juures pitsitab. Nii, mis tunne veel? Jalgades on raske olla. Nii, jalgades on raske olla. Käed sügelevad, peopesed. Mhm. Nii, vaatame, kus see kiht on kinni, sest mina tunnen väga suurt pinget, ma tunnen reaalselt seda, et energia ei liigu. Ma reaalselt tunnen, kuidas kroontsakra on täiesti kinni, ehk siis kroontsakra, kui inimesel on kinni, siis kroontsakra on vastuvõtmine. Siis ma ei näe seda kohta, ei taju, et sul oleks see vastuvõtmine nagu üldse nagu korras, et see on see esimene tunne, et vaatame, kuhu ta meid raamatus viskab.
nii. Ja esimene kohta, kuhu ta viskas, on siin šokk elujõuga. Nii. Ja seal tegelikult tuleb juba enne sündi. Kas sa tead midagi oma sünnist? Mm-mm. Ei tea. Ja mitmes laps sa oled? Kolmas. Kolmas laps või? Jah. Kas sa tulid vanematele oodatult või ootamatult? Oodatud. Oodatult. Mhm. Okei. Mingisugune sõel siin. Pestin korraks välja. Nii, siin on igatahes mingi šokk sünniga. See oli üllatus, et nad tahtsid poissi, aga ma olen tüdruk. Vot siis ongi see. Mhm. See šokk on siin. Igatahes see šokk nagu tuleb väga tugevalt üles praegust. Mhm. Ja see tähendab tegelikult seda inimesega, et ta ei ole oma elujõus. Et kui selles mõttes inimene on oma elujõus ja väes, siis tal ei ole hirme ei rahaga ega midagi, sest ta lihtsalt teeb, toimetab. Tal ei ole seda kohta elus, et miski saab otsa või midagi on puudu või. Et siis see on lihtsalt üks nendest kohtadest, kus siis energia ei liigu ja siis tal ongi see koht. Šokk elujõuga, see ongi ju see koht, kui sind oodatakse ju ühest soost ja sa tuled teisena, Mhm. siis see on hingele väga suur šokk, väga suur šokk. Mhm. Nii, mul koerake teeb siin auh-auh, kas on kuulda? Mhm. Ei ole, okei. Nii. Nii, ma kohe võtan selle nüüd ette ja hakkan seda lahendama. Nii, teeme selle strateegia läbi. Nii, ütle palun, mina meenutan kõiki neid hetki ja traumasid. Ma ei kuule sind. Aga kas ma pean kõva häälega ütlema või? Okei, sa võid ka omaette öelda, aga võtame selle koha, et su närvisüsteem ei läheks liiga pingesse, võtame natuke leebema lause. Ütle Mhm. siis omaette, sa ei pea kõvasti ütlema. Mina meenutan nii palju, kui minu närvisüsteem praegu turvaliselt lubab. Neid hetki ja traumasid, mis on seotud selle visuaalse
kuuldelise ja emotsionaalse ja kehatasandi šokiga ja traumaga, mis tekkis siis, kui ma sündisin ja mis tekkis siis, kui mind oodati poisina, aga ma tulin tüdrukuna. et selles mõttes seda nagu alateadvus kuuleb nüüd. üks, kaks, kolm, üks, kaks. ja see tähendab seda, et ta isegi lubab seda kohta aktsepteerida praegu, siis ütlegi, et mina aktsepteerin, et see kõik juhtus. et see on nagu see koht, kus sa saad aru, et hing saab aru, et, et, et sa ei saa midagi muuta. Sa tulid tüdrukuna, võtke või jätke. Ma tulin tüdrukuna. Ja see tähendab tegelikult seda, et kui meil ongi selline õppetund, siis hing on segaduses. Et ta teab, kellena ta siia selles elus tuli maa peale. Kuna hing on ju mitmed, selles mõttes ta saab kehastuda kord mehena, kord naisena ja täpselt seda, mis õppetundi sa tuled õppima, siis see tähendab seda, et kui sinu hing valis tulla tüdrukuna, siis ongi see koht, et sina aktsepteerid, et see juhtus. Sest praegust on see koht, kus autoriteet on vanemate käes. Ja see tähendabki seda, et sul ei ole nagu ühendust oma sisemise elu energiaga ja see vajab nagu lihtsalt nagu ümber töötlemist. Nii et ma aktsepteerin, et see kõik juhtus. Ja ütle palun, mina luban endal protsessida seda šokki ja traumat, mis on seotud selle sündmusega, et ma sündisin tüdrukuna. Ja siis me teadvustame ja ütle palun, mina teadvustan nüüd, et selle sündmuse kogemusega tekkisid minule mitmed nagu harjumused, mustrid ja kohanemised. Et sina saad nüüd aru, et tänu sellele olukorrale on sinu sees sellised kohad. Ainult tänu sellele, sest see on sinu õppetund. Nii et sa tunned kohe, hakkab eluenergia liikuma. Sa võid isegi mulle kõva häälega öelda, sest siis ma muidugi tunnen ka, jaa, ma tunnen tegelikult rahu, ka reaalselt kõike, mis sa teed, vahet ei ole, kas sa teed häälega, aga lihtsalt, et kuna see on, inimesed saavad kuulda, siis kui sa ütled kõvasti, siis võib see olla nagu natukene võimendatud sinu hingele, sest sinu hing kuuleb seda. kõhus on kuumus nagu spiraal teeb ringi. No sellepärast, et eluenergia ju ei voola õigesti. Miks on inimesed ellujäämises mustris selles mõttes, sest nad ei näegi endas väärtust, sest see väärtus on vaja kõigepealt leida. Ja see ongi see teekond iseendani. Nii et luba kõigel sellel, mis su kehas praegust toimub, protsessida, sest sina ise teed seda endaga, mitte keegi teine. Minul on need kõik protsessitud, seega sina ja armas klient, kes sa vaatad siin, saad täpselt samamoodi aru, et ainult sina saad muuta oma maailma. Mitte keegi teine. Sina ise saad olla rikkuses ja külluses. Nii, esimene, teine, kolm. Nii, ütle palun, mina näen, et nende harjumuste, mustrite ja kohanemiste eesmärk oli mind kaitsta ja hoida ohtude eest seoses raha. Ehk siis tegelikult inimesed ise
on nendes õppetundides, kus nad, ei näe väärtust endas ja siis nad ongi selles puuduses. Aga tegelikult on kõike külluses. Ja ütle palun, mina muudan enda suhet iseendaga seoses nende harjumuste, mustrite ja kohanemistega. Ja mina tunnen ennast seoses nende harjumustega ja mustrite ja kohanemistega rahulikult, väekana ja optimaalselt lõdvestununa. Nii, nüüd on koostöö koht, tahab puhastamist saada. Mina saan koos nende minu osadega, mis tol ajal tekkisid, vaadelda neid harjumusi, mustreid ja kohanemisi teadlikult, mõistvalt ja kaastundlikult seoses rahaga. Sest selles mõttes on täna, ma lihtsalt tikin siia vahele, et kui inimestel on nagu rahapuudus, siis see on üks kohas, kus kohas inimene ei ole ühenduses iseendaga, et see raha on niivõrd aus, mis näitab ära, mis toimub sinu kehaga, sinu eluga, sinu suhetega, sest raha on kõige ausam tegelane. Nii, esimene, teine, kolmas. Ja ütle palun, mina õpin aktsepteerima seda, et mina saan olla inimene, kes suudab luua uued harjumused, mustrid ja kohanemised seoses rahaga. Ja ütle palun, mina teadvustan, et selle sündmusega, kus mind oodati poisina, seoses tekkisid minul mitmed rollid ja suhtedünaamikad. Ja sa näed tegelikult, mis roll sinus tekkis, kas sa märkad seda? Mul on kodus antud meeste tööd enamus ajast. Ma ei kuule sind. Kodus anti meeste töid hästi palju teha. Nii, mida sa täna teed kodus? Ja, mida sa täna teed kodus? Kas sa tahad olla oma peres ka mehe eest? Ei. Kas sa mõistad seda dünaamikat? Mõistad seda dünaamikat? Mul on natukene ei kuule sind. Jaa. Ja mis see koht tähendab sinu jaoks? Selles kohas, kus sa täna oled? Ma olen liiga palju kohustusi, meeste kohustusi enda peale võtnud. Aga kellele sa tahad tõestada nüüd? Et ise nagu saan hakkama kõigega. Aga sa tahad, praegust on see koht ka, kus sa tahad tõestada, et sa tegelikult ei saa olla mina ise, sest sa tahad tõestada, et kui ma nüüd poisina ei sündinud, siis ma tüdrukuna võin olla samasugune selline, kes siis tõestab seda, et ma olen siis ehk siis see tugevas meesenergias. Aga sinu hing valis tulla ju naisena siia.
millised on naised? Pehmed, avatud, ühenduses, loovad ju oma elu läbi loomingu, aga mitte selles mõttes läbi nagu sellise push imise, et kui me nagu läheme valesse energiasse, siis me naistena, sest need on need ellujäämisdünaamikad, me põleme läbi, sest me oleme lihtsalt vales rollis. Mõistad? Ja, Ja see ongi see koht. Ütle palun, mina tänan neid rolle ja mina tänan. suhtedünaamikaid, mis tekkisid tookord reaktsioonina sellele sünnisündmusele. Et sa saad aru ja ütle, et ma näen, et nende rollide ja suhtedünaamikate eesmärk oli mind kaitsta ja hoida ohtude eest. Ehk siis alateadvus oli selles mõttes seostanud ohuga, et mitte naine olla, et olla selles mõttes poiss ja saada selles mõttes armastust oma emalt ja isalt. Et see tähendab tegelikult seda, et sa tahtsid kogu aeg meeldida oma emale ja isale ja samal ajal alateadlikult tahtsid tõestada, et ja see tähendabki seda, et sa ei saa olla selles kohas, kus sa oled mina ise, see ehe ja aus Piret, et see illusioon, et sa märkaksid seda. ja. Nii. see ellujäämiste protsess anti mulle vist, et ma kõigega ise nagu hakkama peaksin saama. Vaata, nüüd on ka see koht, et kui sinu sees on dünaamika, et ma pean kogu aeg kõikide asjadega hakkama saama ise, siis see tähendab tegelikult seda, et sa ei võta vastu abi. Ja see tähendab tegelikult seda, et naine, kes elab selles kohas, siis on ta see naine, kes siis ei lasegi universumi toetust üldse endal vastu võttagi, ta ei lase isegi ka meeste toetust vastu võtta, sest tema sees on need klapid peas ja ta paneb nagu tank ja ta tegelikult nagu üldse ei näe, et päris elu võiks olla hoopis teistmoodi. Sellepärast, et ma pean üksi hakkama saama, on üks nendest energiatest, mis viibki see näitab tegelikult seda vastutust, et sa tunned, et sa vastutad nagu kõigi ja kõige eest. Nii, ütle palun, ma mõistan nüüd, et ma olen võtnud endale uskumuse, et ma pean kõikide asjadega ise hakkama saama. Ja ma pean tegema rohkem, et olla väärt. Sellepärast, et sest mulle tundub, et siin tunnen seda süütunnet, et ma olen süüdi, et ma sündisin tüdrukuna. Tegelikult vanemad ootasid nagu poissi ja nüüd ma tunnen, et ma olen süüdi ka veel. Nii, see tähendab seda, et kohe mõtlen, mis see lause on. Nii ütled, ma olin endasse võtnud tunde, et ma olen süüdi, et ma sündisin tüdrukuna. Minu alateadvus oli seda võtnud, sest sinu alateadvus ju kuulis.
Ja siis sa hakkasid tundma ennast süüdi, ja ma tunnen seda süütundet, siis mind ei armastata. Ja ütlegi, et minu alateadvus oli salvestanud selle tundega, et ma pean oma armastuse välja teenima, et ma ei saa olla mina ise. Et ma pean tõestama, et mina olen väärtuslik. Ja ütle korraks see lause, et ma tean erinevust iseenda väärtusel ja vanemate ootustel. Sest see oli ju vanemate ootus selles mõttes. Ja ma tunnen ära erinevusi iseenda väärtuse ja vanemate ootuste vahel. Ja ma tunnistan, et ma olen selles kohas, et ma pean tõestama, et ma saan hakkama. Nii, kuidas sa ennast tunned? Vähe kergemalt. Väga hea. Meelekohad jäävad kolmas silma. See pinge kõik on seal kehas. Ja Nii, ütle palun, mina õpin aktsepteerima seda, et mina saan olla inimene, kes suudab luua uued rollid. Nii et selles mõttes, et sa saad olla see inimene, kes suudab luua uued rollid. Ja ütle, et mina õpin aktsepteerima seda, et mina saan olla tüdruk, naine. Nii, läheb kergemaks. ja Ütle veel ka korraks seda kohta, et mina teen vahet iseenda olemisel ja ema ja isa ootustel. Mina tunnen ära erinevuse iseenda olemisel ja ema ja isa ootuste vahel. Ja mina eristan selgelt õigust sündida siia maa peale tüdrukuna. Naisena, väärtusliku naisena. Nii, kuidas sa tunned ennast nüüd? kuklas on nüüd vale. Ei kuule? Kuklas on vähe valu. Okei. Raskus. Okei, siis tee niimoodi, et tee käed seda soojaks ja pane nüüd käed sinna kuklale. Sest see on energia, mis lihtsalt tahab saada välja. Sa võid ühe käe panna kolmanda silma peale ja teise panna sinna kuklale, nii et sa lihtsalt hoiad. Sest kuna kätes on meil tervendav jõud ja vägi, siis nüüd sa lihtsalt hoiad, et see pinge energia saaks ära lahustada sinu energiast.
lihtsalt hinga ja luba sellel pingel ära minna. Hoia nii kaua, kui sa tunned, et läheb kergemaks. On parem? On parem. Nii, ütle palun, mina teadvustan nüüd, et minu alateadvus oli seostanud raha süüga, häbiga, tõestamisega, survega ise hakkama saada, blokeeritud väega, hülgamisega, hirmuga, et mind ei armastata sellisena, nagu mina olen, kurbusega, ebaõiglusega, vihaga. Ja nüüd ütle, mina luban endal selles kontekstis olla rahulikult kohal ja vaatlev. Et sa saad aru, et need on need tundekihid, mis siis on tekkinud sellele olukorrale. Ja hinga ja luba kõik need tunded nüüd lahti lasta. Nii et sa võid lihtsalt tunnetada, kuidas nad lähevad emakese maa sisse, universumisse, enda energiaväljast välja.
et su keha rahuneks. Ja sa saaksid tulla teise kohta. Ja ütle, kui läheb kergemaks, siis lähme edasi, et selles mõttes koge need tunded kõik lõpuni. Sest see on sinu hinge õppetund. Päris kerge on olla. Läks kergemaks? Ja käed on hästi kerged ja jalad on. Sest see on see koht. Külmavärinad on. Väga hea, sest see külmavärin ongi nüüd see koht, kus siis hing saab aru ja see vabaneb, see vale energia vabaneb, sest sa oled terve elu ju olnud ju täiesti vales rollis ja lõhkunud ju iseennast. Ja mis on hingele kõige parem asi? See, kui ta saab ühendusse tulla iseendaga. Olla iseenda rollis. Kuulama hakata oma hinge. Me põletame ennast läbi, sest meie ellujäämismustrid viivad meid sinna kannatusse. Aga kui me inimestena ärkame, saame aru, aga päris elu on hoopis teine. Päris elu on kergus, rõõm, vabadus. Päris elu ei ole pinge. Päris elu on see, kus elu voolab sinu sees. Sa oled ühenduses oma sisemise energiaga. Sa tunned ennast hästi. Sa voolad oma elus.
nii, läks paremaks. mm, nii, ja ütle, et ma saan kõike seda nüüd seostada uute tunnetega. Et ma saan seda kõike, seda olukorda, ütle, et ma seostan seda nüüd ühenduse tundega iseendaga. Et sa saad aru, et sa oled nüüd ühenduses iseendaga ja ma olen ühenduse tundega sellena, kes mina olen. Ja ma olen ühenduses selle naisega, kellena ma siia maa peale tulin. Ja ma saan seda kõike seostada siis oma väega kontaktis olemisega. Oma väega väe tunnetamisega. Ja ma saan seda seostada nüüd rõõmuga ja sisemise vabadusega. Ja ma saan seda seostada sõltumatuse ja iseseisvusega, enesekindlusega, turvalisusega, rahuloluga, enda armastamisega. Ja mina õpin enda jõukohases tempos olema nüüd rahulikult väekas ja lõdvestunud selle sündmuse suhtes. Ja mina olen tänulik selle tarkuse eest, mille ma sain selle sündmuse teadvustamisest. Ja ma näen ja tunnen, et ma saan nüüd seda raha seostada teadlikkusega ja mõistmisega ja optimaalse lõdvestumisega. Sest tegelikult ei ole kunagi asi rahas, mitte kunagi. Raha on alati see, kes annab meile märku. Ja enamalt jaolt inimesed siis ütlevadki, et ma ei saa endale seda, teist ja kolmandat. Ja sellega viivad ennast miinusesse. Ja ütled, ma näen nüüd seda sündmust uuest ja teadlikust vaatenurgast. Ja mina aktsepteerin, et ma saan olla mina ise. Iseseisev, sõltumatu ja väekas. Ja optimaalselt lõdvestunud. Selles suhtes, kuidas mina tunnen, mõtlen, tegutsen ja reageerin. Seoses selle sündmusega. Ja mina märkan, kuidas taastub minu sisemine lõdvestunud ja rahulik autoriteet selle sündmuse suhtes ja iseenda suhtes. Vii tähelepanu hingamisele. Tee liigutused õlgadega, sõrmedega, varvastega. Ja vaata, mida sa näed, kuuled või tunned.
tunnen kergust. nii, üks kiht on läinud. Värv on kuld, kuldvärv on. Väga hea. See on Lillakas eneseväärtust. kuld Ütle ja uuesti. villakat värvi ka on. Okei, väga hea. Kroontsakra hakkab avanema. Väga hea. Kuidagi rõõmuenergiat on tulnud juurde. Väga super. Häälepaelad on läinud lahti. Väga lahe. Nii, aga siis ütle, mina omastan ja aktiveerin ja rakendan kõik, mis ma selle sessiooni ajal tegin. Minu olemuse, keha ja hinge kõigis aspektides ja mõõtmetes. Ja kõigis minu elu olukordades. Ja olukordades, et mina olen tüdruk, naine, väekas naine. Ja kõigis reaalsustes, minu minevikus, olevikus ja tulevikus. Kõikides aegades, ruumides ja universaalsetes mõõtmetes. Ja mina lõpetan nüüd energia ja teadvuse silla enda ja Triinu vahel. Enda ja ema ja isa. Ja kõigi ema ja isa ootuste vahel. Et saaksin olla vaba, sõltumatu, individuaalne, kordumatu, ainulaadne, ennast armastavalt väljendav nii sisekõnes kui väliskõnes. Ja lõdvestunud arusaadev siis, et raha ei ole kunagi raha. Raha on alati peegel, mis vajab lahendamist sinu sees. Ja võimsalt päästetud mina ise. Ja selliselt harmooniliselt koostööd tegev iseendaga. Ja mina märkan, et minul on nüüd rohkem energiat seoses selle olukorra teadvustamisest. Ja mina märkan, kuidas ma tunnen rohkem armastust seoses selle olukorra teadvustamisest. Ja mina märkan, kuidas minul on rohkem väge seoses selle olukorra teadvustamisest ja lubamisest seda muuta. Ja mina teadvustan seda, et mina tervendasin ja tervendan ennast ise. Enda taotlusega, enda häälega, enda tähelepanuga, enda teadlikkusega, enda lõdvestumisega ja enda alateadvuse, üliteadvuse võimsa väega ja jumaliku puhastava ja päästava energiaga. Ja mina teadvustan, et mina olen enda tervendamise ja enda tervenemise autoriteet. Jah, nii see on. Jah, nii see on. Jah, nii see on. Aitäh, aitäh, aitäh. Ja mina lõpetan ka nüüd energiateadvuse silla enda ja Pireti vahel ja Pireti kõigi teise, kes sessioonis esile tulid ja kõiki teiste ootuste vahel, et saaksin olla samamoodi sõltumatu, individuaalne, kordumatu, ainulaadne, teadlik ja optimaalselt lõdvestunud ja ennast armastavalt nii sisekõnes kui väliskõnes. Ja samamoodi teadvustades iseenda maa peal olemist naisena, teadliku naisena, väeka naisena ja võimsalt päästetud mina ise ning sellisena harmooniliselt koostööd tegev iseendaga. Ja mina märkan samamoodi, et minul on nüüd rohkem energiat
rohkem armastust seoses ja rohkem väge seoses sellega, et ma tulin teadvustama inimestele, mis on võimalik. Ja mina teadvustan ka, et mina tervendan ja tervendan ainult ennast ise ja Piret tervendas ennast ise, mina tervendan ennast ise ja teadvustan, et mina olengi enda tervendamise ja tervenemise autoriteet. Aitäh, aitäh, aitäh. Ja energia sild läbi. Sa võid nüüd jagada natukene. oi, kas siit tuli vähe pisaraidki veel välja. Väga hea, see on üks ülioluline koht, sest et siis nüüd hinge tasandil toimus see muutus väga suurelt, sest sa said aru. Ja see annab sulle selles mõttes uude kohta liikuda nagu lõdvestunult ja saades aru, miks ma olen endale sellises olukorras. Ja see protsess oli ikka võimas. Ma ei olnud enne varem selle peale mõelnudki ja tunnistanud endale, et selline olukord võib olla ja tekitada selliseid probleeme kehas. Väga võimas. Ja mu keha on siiamaani väriseb. See on nagu jääpurikas, nina on täitsa külm, aga sisemiselt tunnen nagu soojust ja pea on kerge. Ja see ongi nüüd see koht, et mida mina tahan siis teadvustada, et armsad naised ja mehed, kes te nagu jõuate siia, ma pidin selleks nagu veel hullemas nagu olukorras olema, kui teie olete juba veel kohas, kus sa nagu trigger'id on nii palju ja sa märkad, et su keha, just raha on üks nendest kohtadest, ütlen ausalt. Raha ei ole raha, raha on lihtsalt see koht, kus sa ise ei ole ühenduses iseendaga. Raha näitab ainult seda, kas sa oled ühenduses endaga või kelle elu sa lõpuks elad. Et inimesed saaksid teadlikumaks ja saaksid elada maa peal õnnelikult, rõõmsalt, rikkuses ja külluses. Nii et mina olen ülitänulik, armas Piret, et sa tulid ja lubasid enda peal seda teha. Ja teadke kõik, et kõik on võimalik, et see live läheb jooksma, et kõik inimesed saaksid samamoodi teadlikumaks ja kõik saaksid olla terved ja õnnelikud. Aitäh sulle. Aitäh, Triin, sulle.